Tere, Sulev! Tere, Marin! Tore on sinuga vahelduseks sellise laua taga kokku saada. Sinu elu, mis praeguseni nüüd on sul olnud niivõrd täis igasuguseid erinevaid sündmusi ja tegevusi, et ega seda tunni aja sisse ära mahutada ei ole üldse mitte kerge. Nii et ma arvan, et me peaksime ilma pikemate sissejuhatusteta kohe minema asja juurde. Liigume. Aga kõigepealt ikkagi oleks hea teada, kust sa pärit oled, kus su päris niisugune lapsepõlv möödus? No ma võin öelda, et ma olen nii Järvamaa kui Virumaa poiss. Ja minu vähemalt emapoolne suguvõsa on tõepoolest kõik Virumaalt ja puhkavad Haljala surnuaial. Aga ema ja isa elasid Aravetel Järvamaal ja ema oli seal 40 aastat peaaegu algkooliõpetaja ja isa 40 aastat peaaegu kolhoosi autojuht. Nii et ma käisin 2 klassi Aravete tol ajal 8-klassilises koolis, aga siis liikusin Virumaale tagasi Rakvere internetkooli 1963. Nii et sa läksid siis 3. klassis internatkooli, mis ju iseenesest tähendab seda, et juba 10-aastasena pidid sa ise lahendama ilmselt mitmeidki olukordi ja ka seda õppima, kuidas suuremate poistega läbi saada ilma, et nina veriseks löödaks. Ja eks see on hilisemas elus ilmselt ära kulunud. No kahtlemata oli see mitte päris tavapärane koolikogemus, sest Nõukogude internetkoolid asutati Hruštšovi ajal samal põhjusel, miks Hruštšovkades on väikesed köögid, et juurutada kollektiivset elulaadi. Ja teiselt poolt me mõlemad oleme Iisraelis ju olnud välisteenistuses. Et ka Iisraeli kibutsites, mis on kolhooside nagu tegelikult algmudel. Et ka seal oli ju kollektiivset laste kasvatamist ja võeti vanematelt lapsed isegi ära kaunis varakult isegi beebias ja kasvatati neid kõrvalmajas kollektiivselt. Nüüd Hruštšov nüüd asutas, Rakvere internetkool asutati 1956. Aga mõnes mõttes võib teda nimetada eliit internetkooliks sel põhjusel, et samas hoones oli nii Eesti Vabariigi ajal Rakvere õpetajate seminar, mille peale sõda Nõukogude võim isegi taastas 10 aastaks. Ja kui internetkool sinna tuli, siis osa õpetajaid lahkus, aga osa jäid. Aga kõik õppekabinetid jäid, suur kooliaed jäid. Ja kui sind õpetavad õpetajad, siis nagu selle hariduse üle ei ole mul elu jooksul olnud vaja nuriseda. Aga eks ta oli ühelt poolt piiratud elulaad, teiselt poolt võib-olla isegi rohkem vabadust kui kodustel lastel. Nii et nii ta oli. Aga et nüüd, kui juba minna sellise täiskasvanuks saamise aja juurde, võib-olla oleks huvitav, kuna sul on olnud tõesti nii erinevaid aegu elus, siis kui sa ise püüaksid kuidagi oma elust leida mingid perioodid või mingid ajad, mingisugused lõigud, millal miski oli oluline, siis läheks nende kaudu edasi. Klassikaline on kolmikjaotus ja kui me nüüd selle kooliaja kõrvale jätame, siis edasi võiks öelda, et järgnes minu juriidiline periood, see tähendab õpingut Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas ja järgnevalt mõned aastad teenistust Jõgeva rajooni ja ka Rapla rajooni prokuratuuris, mille järel ma tulin Tartusse tagasi ja algas, filosoofiline periood, sest ma astusin Tartu Ülikooli filosoofia kateedri juures filosoofia aspirantuuri. Püüdsin küll mitu korda saada stipendiumiga kohale, see tähendab statsionaarsesse aspirantuuri, aga lõpuks ikkagi veetsin 10+ aastat Tartus mittestatsionaarse aspirandil, mis tähendas, et kõrvalt tuli töötada mitmesugustel kohtadel. Ja Tartus püsisin tõepoolest vahepeal töötades EPAs, Eesti Põllumajandusakadeemias filosoofia kateedris ja Eesti taasiseseisvumise järel tulles ülikooli tagasi, sest
Rein Taagepera ja ülikooli juhtkond asutasid, olid nagu rajamas sotsiaalteaduskonda. Nõukogude ajal Nõukogude ülikoolis sotsioloogia oli, aga klassikalisi harusid nagu avalik haldus või antropoloogia või politoloogia ju ei olnud. Nii et Taagepera tahtis selle tuua Tartu Ülikooli ja mina olin mõningad aastad siis päris alguses sotsioloogia või Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna prodekan Taagepera kõrval. Aga kui ma saan kohe hüppe teha diplomaatilisse perioodi, siis ma ütlen, et sellest samast sotsiaalteaduskonnast ja sellest samast esimesest lennust, millega me algasime, on meil ju välisministeeriumi kõvasti kasvu saanud. 2 välisministrit, praegune Eva-Maria Urmas Paet, siis on reas saadikuid, ma vist ei loegi neid kõiki üles. Kai Kaarelson, Gert Antsu, mitmed töötajad, Priit Masing diplomaadina. Nii et sellest samast sotsiaalteaduskonna pärmist välisministeeriumisse. Mõned aastad peale mind jõudis päris palju. Aga 1995, 6. veebruaril tõesti ma alustasin välisteenistust, liikudes Tartust ära ja sellest ajast peale siis on nii-öelda diplomaatiline periood. No võib-olla ma läheks enne kui me sinu diplomaaditööst räägime, natukene veel sinna tagasi, eks ole, selle juriidilise ja filosoofilise perioodi juurde, ega see ei ole tavaline, et ühe inimese elus sellised vaimsed sfäärid on kõik kohal. Ja minu meelest on huvitav just see Tartu periood, ütleme see 80ndate algus, sa ise oled seda nimetanud ühes kohas, et see oli nagu ootuse aeg natuke. Et jah, sa töötasid Tartu Ülikooli raamatukogus, eks ole, ja oled avaldanud artikleid, aga sa olid ka tollal seotud üsnagi tihti suviti üliõpilaste ehitusmalevaga. Ja minu põlvkond seostab sind ühe sealt pärit lauluga, kus öeldi nii, et EÜE ja Euromais on ühtne NATO pere. Aasta vist oli kuskil 80. paiku. Tõepoolest 1982. 2, jah. Mida sa küsid? Ma küsin nii, et tollal ilmselt oleks olnud suhteliselt ülevõlli nali, kui keegi oleks öelnud, et Sulev Kannike sinust saab 20 aasta pärast iseseisva ja rippumatu Eesti Vabariigi suursaadik NATO-s. Aga kui sa nüüd mõtled tollaste juttude, sõpruskondade peale, nende vestluste peale, kas saab tõmmata mingisuguse joone või liini sealt ikkagi sinna välja, et sinust sai Eesti Vabariigi diplomaat ja väga kõrgelennuga diplomaat? No tõenäoliselt saab, jättes selle kõrgelennu küsimuse kõrvale. Sest õigusteaduskond ja see juristide seltskond on igas riigis nagu suhteliselt suletud korporatiivne keskkond ja suhtluskond. Ma tundsin ennast seal hästi. Teisel kursusel oli minu toanaabriks Ain Sepik, paar aastat hiljem oli Rait Maruste ja päris ülikooli lõpus veetsime me kõik kolmekesi. Olime ühes toas, nii et ka ülikooli ajast õigusteaduskonnas on mul head mälestused, selle kohta ei ole midagi öelda. Aga huvitaval kombel Jõgevereini prokuratuur asus Põltsamaal ja Põltsamaale nii-öelda peale ülikooli tollal nimetati sundsuunamiseks või 3 aastat pidi töötama erialaliselt. Minnes tutvusin ma mitmete ajaloolastega, kõigepealt oma senise sõbra, praeguse Tartu Ülikooli ajalooprofessori Mati Lauriga, kes tõi provintsi, keda tulid külastama tema sõbrad. Nii et juba ikkagi 80ndate algusest sellesse juriidilisse mõtteviisi ja mulli tekkisid nagu praod. Sõbrad arutasid sõjaeelsest Eesti Vabariigist ja osad ka tulevasest Eesti Vabariigist ja teise maailmasõja käigust ja nii edasi. Nii et ma pidin nende probleemidega kaasa mõtlema oma juristi ja Rakvere provintsipoisi tarkusest. Ja selleks ajaks
kui ma Tartusse tagasi jõusin, oli minu sõpruskond juristidest vahetunud suures osas tõesti ajaloolaste vastu. Alates võib-olla Lauri Vahtrist ja Mati Laarist, kelle kursusõega ka minu esimest korda abiellusin. Aga kogu aeg sellel rajal püsides oli siiski üks probleem, et kõik need ajaloolastest sõbrad olid ja on siiamaani kaunis suured rahvuslased. Mina ja veel tollases seltskonnas mõned määratlesime ennast nagu patriootidele. Seda siin lühikese vestluse käigus on raske seletada, aga minu jaoks ma olen olnud ilmselt nigel rahvuslane. Minu jaoks alati need, kes ka praegu liiga palju vehivad Eesti Vabariigi põhiseaduse preambula mõne lausega. Mul on tunne, et need nagu kipuvad unustama kõike ülejäänud 168 paragrahvi. Aga isiklikult minu jaoks, ütleme teadliku poliitilise mõtlemise algusest peale on ikkagi tähtis olnud nii nagu 24. veebruaril 1918 oli manifest kõigile Eestimaa rahvastele ja välja kuulutati Eesti iseseisev demokraatiline vabariik. Ma tahan öelda, et patrioot on see, kelle jaoks iseseisev ja demokraatiline vabariik on sama tähtis kui ainult Eesti Vabariik ja Eesti rahvas ja rahvus. Ja ma olen mõelnud isegi seda, et kui ma ühel hommikul peaksin siin Tallinnas ärkama näiteks rahvuselt tatarlasena, aga Eesti Vabariigi kodanikuna, siis Rävala 1 tööle minnes ma ei peaks oma ajus eriti palju nagu vist ümber sättima, sest ikkagi jah, minu jaoks patriotism tähendab patriotismi, nagu ma ütlesin, iseseisvale demokraatilisele vabariigile, üks mees, üks hääl. Niipea kui sa hakkad sinna hääle juurde kombineerima verehäält, siis läheb asi kahtlaseks. Nii et umbes niisuguste mõtete pinnalt ma arvan, et kui ma välisminni tulin, siis mingi ju platvorm patrioodiks olemiseks on ju see töö. Aga see on väga huvitav, et see jutt sinna peale meil praegu läks, tuleb mulle nagu värskena ootamatuna, meil ei ole varem sellest juttu olnud ja ma arvan, ma julgen öelda, et ega tollal ei olnud palju sinuvanuseid inimesi, kes üldse kuidagi eristasid rahvusluse ja patriotismi vahet või neile asjadele nii sügavalt mõtlesid. Nii et ma arvan, et see on nagu on väga põnev, et see praegu jutuks tuli ja ilmselt võiksid sa mingis muus vormis sellest rääkida pikemaltki, see oleks värske praeguses Eesti ühiskonnas. No kui ma tahan veel teema lõpetuseks repliigi teha, siis sellest ju see, et pinge on rahvusriigi ja demokraatia vahel on täiesti selge. Tagasi tulles meie teenistuse juurde Iisraelis on aastakümned olnud vaidlused, kas Iisrael on juutide demokraatlik riik või demokraatlik juudi riik. Kogu riik on kaheks lahknenud ja asi ei lähe paremaks, vaid halvemaks. Nii et see probleem ei ole niimoodi õhust välja mõeldud, vaid see on demokraatiale on võimalik rünnaka sealtkandist. Kindlasti nii on. Aga nüüd jah, me oleme siis jõudnud oma jutuga sinna võib-olla jah, 1992 aastasse, et ma hakkasin mõtlema, et sa oled ikka olnud elus väga paljude asjade niisuguse alguse juures. Nii nagu sa olid siis Rein Taageperaga seal Tartu Ülikoolis, täiesti tollal ka suhteliselt sellise uue asja loomise juures, et see on päris muljetavaldav ikkagi. Osaliselt on see muidugi ajast tingitud, sünniaastast. Võib-olla juba 10 aastat minust vanemad ei jaksanud uue ajaga nii kaasa joosta. Ja 10 aastat nooremad, neid nimetatakse praegu 10-15 aastat, nimetatakse võitjate põlvkonnaks. Ma võiksin ennast määratleda kui võitjate põlvkonna kaasa jooksik. Ealiselt. Aga siis ma saan aru, et selle Tartu Ülikoolis töötamise tuules said sa Fulbrighti stipendiumi 90-ndatel, mis ka ei olnud Eestis ilmselt kuigi tavaline tollal, sest see on ikka väga kõva sõna. Ja ma olin natuke vähem ka aasta aega 1992, ma ütleks, ja Connecticuti ülikoolis Fulbrighti stipendiumiga. Ilmselt üks esimesi stipendiaate. Ja seal ma olin avaliku halduse nagu teemal.
Noh, mis oli muidugi silmi avav kogemus ühte lääne suurt institutsiooni nagu tundma õppida ja küll akadeemilist ja Välisministeeriumis oli sellest hiljem kõvasti kasu. Nägid, kuidas see toimib. Ja, absoluutselt. Suur riik, suur ülikool, väike osariik. Ja siis sa nagu sinna välisteenistusse sattusidki. Kuidas see juhtus või kuidas sa Välisministeeriumi tulid? No aus vastus oleks hädasunnil, sest kui ma olin seal samas Connecticuti ülikoolis, siis keset minu stipendiaadi perioodi Rein Taagepere kirjutas mulle, et ta paneb või osaliselt isegi on sunnitud maha panema dekaani ameti. Ja ma sain aru peale järgi mõtlemist, et uus dekaan, ükskõik kes selleks saab, kindlasti tahab uut prodekaani ja Tartu periood hakkab minule jaoks lõppema. See oli mulle endale teatav sisemine vapustus ja üllatus, sest Rakverest tulnud mehele oli Tartu piisavalt suur linn ja ma olin vaimus valmis, et ma oleks kogu elus Tartusse jäänud ja kui ma oleks jäänud ülikooli või kõrgkoolidega seostatud, siis see tõenäoliselt oleks nii juhtunud. Ja Välisministeeriumisse sattumine võib-olla oli mingi poole tunni või tunni küsimus. Sest Connecticutist ma läksin lihtsalt Washingtoni kohalike väliseestlastega või kellega sõitsin kaasa. Käisin läbi ka saatkonnast ja seal ennäe just parasti küll väisas saatkonda Välisministeeriumi kantsler Indrek Tarand, keda ma varem tundsin. Ja asjur või number 2 oli Erik Kross tol ajal ja kes tegi oma elukoha aias, väga pisikeses aias, hiljem niisuguse väikese õlleõhtu. Ma sattusin Tarandi kõrval istuma, tundsin teda Tartu ajast. Ja natuke nagu kurtsin, et näen, milline jama, et tulin kaugele maale ja nüüd dekaan ja töökoht on niisugust tuule peal. Tarand oli kiire otsustamisega mees, mis jamad sealt Tartus, et tule Välisministeeriumi. Et kelleks? Juriidilisse osakonda. Meil saab koht vabaks või on vaba. Ja ma ei mäleta, kas ma midagi talle vastusin, mõte oli täiesti originaalne ja uus. Aga kuidagi see vist kõlakas, et kannik on Tartus ripakile jäänud levis, sest minu meelest isegi sinna Connecticuti helistas Mart Laar, peaminister, keda ma ka tundsin, ja püüdis mind meelitada kodakondsuse ja migratsiooniameti peadirektoriks, mis olevat ka vaba olnud. Aga nii palju teadmata midagi Tallinnast ja Eesti Vabariigi värskete institutsioonide elust. Sisetunne mulle ütles, et kodakondsus migratsiooniametis tollases poliitilises situatsioonis võivad kõvevadki mehed surra. et mõne aja pärast ma ütlesin Indrekule või saatsin sõnum, et jah, et hea küll, ma tulen. Korraldati muidugi ka tol ajal olid mingid konkursid, aga nagu ka praegu lõpuks, nagu kantsler ütleb, nii ka on. Nii et 6. veebruaril samal päeval muuseas Jüri Selentaniga me siis Välisministeeriumi uksest sisse astusime. No aga ega see Välisministeeriumi juriidiline osakond ilmselt tollal ei olnud ka teab mis igav ega rahulik paik, sellepärast ma ise küll tollal veel ei töötanud, aga ma kujutan ette, et tollal ju oli ühelt poolt vaja seda noort välisteenistust ennast kuidagi hakata ikkagi reglementeerima ja teisalt oli ju kogu see rahvusvaheline ma ei tea, ühinemine organisatsioonidega, lepingutega. Ma kujutan ette, et seal oli ka vist nagu päris palju just ka niisugust uute asjade algatamist ja väljamõtlemist või kuidas see oli? Jah, tööd oli muidugi jagus igale büroole. Juba tol ajal oli seal 4 bürood ja peaaegu 20 töötajat, ma ütleks. Ja büroo ma pean tänama siit ja läbi kaamera kõiki tolleaegseid büroojuhatajaid, kes praegu on lugupeetud Eesti Vabariigi suursaadikud, alates Marina Kaljurannast, kes juhatas lepingute bürood, Aino von Veireen, kes juhatas inimõiguste bürood. Saadan tervitusega tollastele poolekoha täitjatele nagu Martin Kokk, kes alles ülikoolis õppis, ja Rasmus Lumi, jälle saadikud. Nii et ma ütleks, et ikkagi ka Tartust tulles ja eriti rahvusvahelisest õigusest mitte liiga palju teades.
et tugevad büroodirektorid hoidsid mind üleval ja aitasid ja ei suhtunud halvasti, pigem vastupidi. Nii et meil oli lõbus seltskond ja kambake ja mõnes mõttes käime läbi ja koos siiamaani. Et nii see algas, aga mõne aja pärast muidugi, eks ma püüdsin ka siis ikka juuriosakonnas oma panust anda ja juba 95. aasta ju sügisel moodustati näiteks Venemaaga piiriläbilõimise delegatsioon, kus ma ka 4 aastat nagu pausidega osalesin. 4 aastat, see oli päris... Nojah, voorudes, see käis ju voorudega, osa Tallinnas, osa Pihkvas, Peterburis, Moskvas. No siis sa tead seda Vene-Eesti piirilepingu sünnilugu ikka väga peensusteni. Aga seda ma tahtsin ka küsida, ma ise olen juura osas, ilmselt küsin väga võhiklikult, aga nii palju, kui mul on seda valdkonda õnnestunud nuusutada, siis eks ole see töö, mida sa tegid ju pärast ülikooli prokuratuuris ja rahvusvaheline õigus, need on ikkagi väga erinevad valdkonnad. Kas nõukogudeaegses Tartu Ülikoolis said sa ikkagi üldse mingi arvestatava aluse vähemasti või selle rahvusvahelise õiguse teemadega tegelemiseks või tuli su seal ikkagi suuresti alata nagu nullist või kuidas sellega oli? Sain aluse, aga mitte arvestatav, sest tol ajal oli ju mitte rahvusvaheline õigus, vaid meile õpetati õigust nõukogude rahvusvahelist õigust. Ja tollane pikaaegne õigusteaduskonna dekaan Aamer Ruustalt, Saaremaa mees, oli ka vastava paksu klotsi kirjutanud eesti keeles. Nii et ka ülikoolis ja sotsiaalteaduskonnas, kui õigus vastu teatav huvi säilis ja lõpuks ma filosoofia aspirantuuris olin ka õigusfilosoofia nagu see teema. Aga ma jälgisin selle prokuratuuri rasa pealt rohkem nagu kriminaalõigust ja kriminaalprotsessi ja Riigikohtu lahendeid. Nii et see rahvusvahelise õiguse ümberlülitamine oli ikkagi jõuga lülitamine ja ma ütlen, et kolleegid, keda ma mainisin, need mind aitasid. Jah, aga siis see järgmine samm sinu tööloos oli ju selles mõttes huvitav, et siis veetsid sa peaaegu aasta aega Bosnias ja see oli pärast Daytoni rahulepinguid, eks ole, mis oli ju rahvusvahelise õiguse seisukohalt, ma arvan, üks huvitavamaid hetki ja kohti, kus olla. Räägi võib-olla sellest ka paari sõnaga. See tõepoolest ma saabusin Bosniasse, see oli OSCE, Euroopa siis eesti keeles, mis iganes ta on, julgeoleku ja koostööorganisatsioon. See, mida OECD-ga aegad segi aetakse. Tänapäeval aetakse. OSCE missioon ja Daytoni rahu sõlmiti detsembris 1995, mina saabusin sinna suve-sügisel vist august 1996 nagu esimeste valimiste, Bosnia valimiste perioodiks, kui seda missiooni laiendati. Igas siis välikontoris või field office'is olid ka tol ajal nii-öelda ohvitserid või ametnikud ja inimõiguste ametnikud ja poliitilised ametnikud ja edasi. Ja ma sattusin topelt huvitavasse kohta, sest Bosnia sõja ajal oli niinimetatud Bihaći tasku Lääne-Bosnias, mis oli ümber piiratud enklaav, ka moslemite enklaav Serbia vägede poolt ümber piiratud. Ja mina töötasin Sanski Mosti linna siis field office'is või välikontoris ja sõja käigus ja mitmete okupatsioonide vabastamise käigus Sanski Moskis oli enne seda olnud 40 000 elanikku. Kohalikud ütlesid, et Daytoni rahu saabudes oli seal kusagil 40. Minu saabumise ajaks oli tõusnud 10 000. Ja üle piiri oli kohe see Republika Srpska ja Prijedori linn, kus oli ka meie kolleegid OSCE missioon, kes katsid juba serbiakeelset ja Serbia seda enklaavi. Nii et kõik see temaatika, mis me Bosnia sõjaga seostame, sõda, massideportatsioonid, massihauad, genotsiid, see oli kõik seal käe juures. Ka meie missioon kaevas
kaevas välja või toetas massihaudade väljakaevamist ja kuivõrd seal laibad loobiti peamiselt kohalikesse kaevandussahtidesse, siis kuskil 3 nädalat me hoidsime Bosnia rekordit kõige suurema massihaua osas, mingi 600 laipa. Sellist statistikat ka peeti. Nii et jah, sealt 11 sai ka edaspidiseks. Kogu edaspidise karjääri jooksul need asjad, mis ma nimetasin, mis on genotsiid või kuidas puhkevad sõjad, seda pole mul vaja olnud enam nagu kuskilt raamatutest lugeda. Ja teisalt ma arvan, et see on ka oluline, et minu meelest on diplomaadile väga oluline just maailmapildi laiendamise mõttes omada seda kogemust, et olla osa mingist sellisest rahvusvahelisest mehhanismist, tavalisemad on nüüd valimisvaatlused, eks ole, see, et sa näed, kuidas toimib, eks ole, see niisugune rahvusvaheline koostöö sellises kas konfliktipiirkonnas või siis mõnes riigis, kus demokraatia ei ole väga heal järjel ja ma kujutan ette, et praegu nüüd on see suhteliselt niisugune lihtne ja arusaadav vast, aga tollal, kui sina sinna läksid, mis oli siis, eks ole, 96, et tollal oli Eesti ju taastatud demokraatlik, Eesti oli ikkagi väga noor ja et seegi oli mingis mõttes ilmselt selline samm, milleks oli ka natukene julgust vaja ühelt poolt, et seal oli ilmselt füüsiliselt ohtlik kohati, aga teiselt poolt ka see, et kas ma saan hakkama, kas ma tajun, kuidas kogu see asi toimib, nii et see oli huvitav. No jah, mul on isegi praegu raske tagantjärgi meenutada, mis oli konkreetne motivatsioon juriidilisest osakonnast kandideerides. Aga muidugi minu karjäärile Välisministeeriumis andis see uue võnke, sest just Bosnias ma sain nagu aru, et kui sa oled Välisministeeriumis, siis tegelikult tuleks tegeleda välispoliitikaga. Et jurist võid sa olla Tallinnas igas ministeeriumis ja veel parem, nagu minu kursuse kaaslased ja vennad Tallinnas kuskil erafirmas või advokaadifirmas raha teha. Aga et Välisministeeriumis Revala 1, siis võiks olla ikkagi poliitikadiplomaat. Ja kirjutasin sealt kantsler Tarandile, ma mäletan, mingi nädalavahetusel lahtise postkaardi Horvaatias koguni Spliti linnas, kuhu me sõitsime sest purustatud Bosniast vahelt nädalavahetuseks nagu mere äärde. Teadasin, et umbes tahan saada diplomaadiks või tõeliseks diplomaadiks midagi niisugust. Ja ma mäletan, kas kohe või siis Tallinnasse tagasi saabudes kantsler Ladukis, jah, eks me peame sinna juriidilisse osakonda jälle kedagi vaatama. Aga ta ei takistanud ja ma liikusin poliitika planeerimise osakonda juhatajaks, mis oli jälle teine maailm, sest nagu ma ütlesin, juurosakond oli siiski sisse töötatud osakond, peaaegu 20 inimest. Poliitika planeerimise osakonnas oli sel peale, kui mina jõudsin 3 vist inimest, mäleta, kas minuga kokku või pluss või miinus ja üks vana päevinenud filterkohvikond, mis oli põrandal. Nii et aga ülesanded olid suuresti samad. Tuli teha välispoliitilisi analüüse, minister oli siis Toomas Ilves, tal oli kirjutatud kõnesid, mis oli eriline väljakutse, sest ühel juhil ükskõik mis asutuses on tegelikult ainult 2 suurt väljakutset. Kui sinu alluvad on sinust professionaalsemad, mida me juurosakonnas juba läbi lasin, või kui sinu ülemus on sinust professionaalsem, mida kõnede kirjutamise osas, Ilvesega samuti. Nii et meil oli ka seal väliseestlane, tegelikult speechwriter, Toomas Oravan nimeline Kanada väliseestlane. Aga tema teadis vähe välispoliitikast, mina teadsin ka vähe. Ja Ilves professionaalne kõnekirjutamine esimeste kõnede peale, kui ta visiitidelt tagasi tuleb, ma mäletan, ta on kutsunud välja. Kirjeldas, kuidas ta öösiti pidi seda teksti ise ümber kirjutama, mille tulemas on muidugi meie teise Toomas Oravaga veetsime nii mõningadki nädalavahetusi enne ministri järgmise visiit. Neid kõnesid lihvides ja püüdes paremaks teha, mis oli ka hea küsimus. Ilvese printsiip on mul siiamaani meelest, et kuule Kannik, et Ameerika senaator, kui ta läheb pulti, ta ütleb alguses
ma räägin teile 3 punktist, esimene, teine, kolmas. Ja kui ta kõne lõpetab, ma rääkisin teile 3 punktist, esimene, teine ja kolmas. Ja räägibki 3 punktist. No, et see on kasulik olnud mul ka suursaadiku nagu elus, kes me peame ju samuti kõnesid alatasu. Jah, aga seda mäletan minagi, sest see ilmselt ikkagi majas levis see 3 punkti jutt levis nii, et minagi mäletan seda. No, näed. Jah, ja see on tõesti kuldreegel. Arukatele inimestele jääb kähku külge kasulikud õpetused. Jah, aga siis, kui sa olid kõigist nendest tulest, veest ja västorudest läbi käinud, pandi sind poliitika direktoriks, mis on tegelikult ikka, maja ütleks kõige olulisem post poliitika osas. Eks ole ju? Jah, kahtlemata tol ajal oli ta kindlasti. Ja kui ma teen praegu tagasilõike oma koolipõlve või üldse mõtleme, et mis on minu karjääri kujundav faktor, siis tagasivaates ma olen aru saanud, et internetkool kasvatas, kui sa oled 365, 724, 400 omaealisega koos. See kasvatas mingi niisuguse omaduse, mis võiks formuleerida, et oma koht tuleb ära täita. Kambas elades siis olid eriti ässasid, sa jooksed selle ette ja särad. Aga kui sa nagu jätsid oma tegemised tegemata, olgu või koridori pesemisest või köögitoimunas olemisest või klassivendadega kuhugi paha peale minekust, no siis sul ka pikalt seal elu ei ole. Ja ma ütlen seda seepärast, et kui me vaatame Välisministeeriumi, siis enamik minu kohti on see, et ma ei ole ilmselt olnud see esimene kandidaat. Aga mingil põhjusel on vaja olnud koht täita ja on ringi vaadatud ja Kannike teeb ka ilmselt ära. Ja kui Sven Jürgenson läks tookord ÜRO-sse, siis Välisministeeriumis vaadatigi ringi ja ilmselt otsustati, et mõne aasta või aastakese Kannike teeb ka ära. Ja minu järgmine koht oli ju täpselt samuti, sest poliitikadirektorina mul on siiamaani arhiivis alles president Lennart Meri poolt alla kirjutatud volituskiri OSCE peasekretäri Viini. Ma pidin Viini minema, minu esimene saadiku koht pidi olema, kust Väino Reinart oli saabumas poliitikadirektoriks. Valitsusvahetus, Jüri Luik, meie suurepärane NATO saadik ju võiks öelda tol ajal ja ka praegu. Jüri Luik tuli ministriks, siis kaitseministeerium. Jällegi Tom Ilves tuli nagu koridori peal mulle vastu, mina ei teadnud midagi. Vaatasin, et kuna Jüri tuleb tagasi, sa pead Brüsselisse minema. Ja oligi kogu lähetus. Ma läksin koju, ütlesin abikaasale, et ei, vist Viin jääb ära, Brüssel, NATO ja nii edasi. No poliitikadirektori ma muidugi teadsin peale Madriidi tippkohtumist ja kui meile anti nagu poole suu Balti riikidele lubadus NATO-sse saada. Kui tähtis koht NATO on, aga mõtlen, et seal oli Jüri tegelikult algselt. No vaata jälle huvitav selles mõttes, et sa sellest praegu räägid, sest kui niimoodi vaadata sinu seda teenistuskäiku kõrvalt, siis on niisugune tunne, et sa oled kõik saanud, mis sa oled tahtnud, et sa oled niimoodi noppinud, eks ole. Aga nüüd selgub, et see ei ole alati nii sirgjoones käinud, mida on ka huvitav teada. See ongi elu. No noppimise koha pealt, et vastupidi tõesti, ega ma oma karjääris ei ole midagi noppinud või vastupidi, nagu ma ütlesin, et on tekkinud mingi auk vakants ja sinna olen ma sattunud, sest Brüsselist tagasi ma tulin 2003. aastal ja samamoodi. Ma tulin varem või kutsuti varem, mitte palju, aga mõned kuud, sest Kaitseministeeriumis poliitika ja tollal kaitseplaneerimise ja asekantsleriga Margus Kalgaga seal oli poliitilised, juriidilised intriigid ja siis helistas mulle vist veel ministrina Jüri Luik, et kuule, auk on vaja täita. Ja siis ma sattusin mõneks aastaks Välisministeeriumi, siis lähetas mind Kaitseministeeriumi. Aga räägiks nüüd veel peatuks natukene selle poliitikadirektori ja NATO juures oleva suursaadiku tööl ikkagi sisulisemalt, sest need on ikkagi väga olulised kohad. No poliitikadirektori amet on ilmselt selline, kus närvirakke kulub päris palju. Sa olid ju mitme ministriga peale Toomas Hendrik Ilvese
Siim Kallas ja ikkagi, kes meil oli, Kotkas. Oli veel ministreid, jah. Ja siis, sest poliitikadirektor, nii palju kui mina olen seda kõrvalt vaadates aru saanud, on ikkagi tihti ka see, kuhu jooksevad mingid konfliktid, niidid, küsimused alati kokku ja kellelt ikkagi minister ootab mingit selget sõna. On see nii? See on nii ja tolleaegse välisministeeriumi, ütleme 90ndate lõpus iseloomustamiseks ja eriti enne esimese välisteenistusseaduse jõustumist oli välisministeerium oli tegelikult suures osas nagu osakonnajuhatajate ministeerium. Meil oli ju paar asekantslerit, aga nende funktsioon ei olnud väga selge ja mulle tundub kogu minu karjääri jooksul juriidilises osakonnas, poliitika planeerimise osakonnas ja poliitika osakonnas ma erinevatel asekantsleritelt sain umbes 2 mingit ülesannet või juhist. Nemad istusid seal kusagil 10. Aga osakonnajuhatajad ajasid asju rohkem ikkagi otse kantsleri ja ministriga või vastupidi. Ja kuivõrd seltskond oli väiksem, siis palju asju, mõtlesin aeti ka püstijalu koridoris või ministri kantsleri ühise eestoas või peale tööd või pubis või kus iganes. Sest sellest ajast ma sind juba mäletan ja minu täiesti suvaline ja subjektiivne mulje sinust oli see, et ega sa ei ole ju kunagi olnud nagu pika jutu mees, ei suuliselt ega kirjalikult. Aga vähemasti mitte töös, kindlasti sa kirjutasid artikleid, aga sellises poliitika kujundamises, ja ma mäletan paari hetke igatahes, kus oli niimoodi, et juba tükk aega oli käinud mingi pikk arutelu mingil teemal ja meiliringis või suuliselt ja siis Sulev pani selle asja nagu knopkaga paneks mingi asja seina peale lühidalt, aga kohutavalt tabavalt. Et ma mäletan paari sellist lihtsalt hetke nendest aegadest, mis meil on õnnestunud nagu koos olla. Ja siis saadeti sind NATO-sse ja NATO-sse sattusid ikka absoluutse sihukese crème de la crème'i hulka, sellepärast et alaline esindaja NATO juures, eks ole, teda nimetatakse küll nii, aga tegelikult on see iga riigi jaoks üks kõige tõsisemaid suursaadiku poste. Ja sina olid seal sel ajal, kui Eesti ei olnud veel liige ja suhtlesid ikkagi diplomaatia mõttes täieliku kõrgseltskonnaga. Kuidas see tunne seal oli? Kas ühelt poolt, kas oli selline vaesesugulase tunne, et me püüame mingisse klubisse saada või olid sa pigemini huvitav, et sul oli nagu ju teine kogemus, teine ajalugu, teised teadmised kui võib-olla lääne saadikutel? Kuidas tundsid ennast seal? Tempo oli ikkagi seal tõesti suhteliselt nii kiire ja vahemärkusena ma ütlen, et tol ajal mina olin viimane NATO saadik, kes oli veel suursaadik Belgia kuningriigis, kuninga juures Luksemburgi hertsogiriigis. Lõpuks veel niisugune organisatsioon oli nagu Lääne-Euroopa Liit, mis minu lähetuse ajal likvideerus. Aga ma olin ka seal suursaadik, nii et juba puht täiesti formaalset koormuse tõttu, ega seda nagu suurt hingamisruumi ei jäänud. Aga see on sul õige, et ka NATO peakorteris ja kõik need NATO riikide saadikud, nii tollased juba liikmesriikide saadikud, siis äsja liikmeks saanud Visegradi kolmiku saadikud, Slovakkia, Ungari, Poola ja lõpuks need aplikandid või aspirandid, 7 riiki, kes said Praha tippkohtumisel mõne aja pärast. Et kõik välisministeeriumid olid sinna saatnud ja riigid olid saatnud ikkagi oma tugevamad jõud. Kõigis minu hilisemates lähedustes kolleegid, kellega ma pealinnades olen olnud, Strasbourgis, Kiievis, kus iganes on olnud ja võib-olla ei kohta enam elus. Tollaseid NATO peakorterisse akrediteeritud saadikuid televisiooni ekraanil vilksatab siiamaani. Ameerika saadik oli see, saadikud olid järjest. Sandy Wörsbaum, Nick Burns ja praegu meil välisteenistusministeeriumi inimestel oluline partner Victoria Newland, Karel Komanda, Tšehhi saadikuna toetas meid väga palju. Minu kolleeg Balti kolmikust oli Linas Linkevitšus, kauaaegne ja alles äsjane ju Leedu, nii kaitseminister, välisminister, jälle
kaitseminister ja vastupidi. Nii et selle seltskond oli vägev. Ma arvan, et sealt sain ma hea kooli ka kuidas üldse saadik olla. Ehk hiljem kogesin, et multilateraalse saadiku töö peale Euroopa Nõukogu ja NATO-t ikkagi sattudes bilateraalselt. See on natuke teine tubakas. Seal on vahe. Kindlasti. Ja sa olid Brüsselis NATO juures suursaadik ka siis, kui oli 11. september. See oli ilmselt suhteliselt dramaatiline öö, ma kujutan ette, mis te seal üle elasite. Öö oli dramaatiline, päev oli kõigepealt dramaatiline, öö oli dramaatiline ja kõik see, mis NATO peakorteris järgnes, oli ju ka dramaatiline. Me ei olnud veel NAC-i liikmed, aga kõik me mäletame neid momente, kui NAC istus ja kuulutas välja esimest korda NATO ajaloos veel artikkel 5, ja kõik need vibratsioonid kandusid partneritele. Ma mäletan isegi, et ma olin NATO peahoones otse päris hetkel, kui need 11. septembri rünnakud toimusid. Lähen mööda ühest telekast, mis lael rippus, hääl oli maakeel. Ja näen, et kaksiktornidest üks suitseb midagi. No häält ei olnud, mõtlesin, et kas see on selle kunagise 92. aasta kaksiktornid. Mingi replay. Eelistasin moblalt Sander Soonele, kes oli number 2 meil seal. Ja küsisin, et telekat vaatad, et kas see on mingi kordus. Sander ütles mulle pool haua taga, seal ei ole, tule kähku esindusse. Ja siis ma tulin ja me istusime seal ja ma arvan 3-4 tundi kogu esindusega ja kogu NATO peakorteri haudvaikuses jälgis CNN. Ja õhtul tuli juba kantsler Tarandilt korraldus, et ajad on segased, et NATO peakorter oli ju suletud territoorium, sellega polnud muret, aga et Belgia saatkonnast tuleb tagada ööpäevane valve ja nii, et lõpuks ma läksin ise öösel veel sinna valvesse. Ja järgmisel päeval saabus juba asekantsler Tiido juhis, et keegi ei hakka küsima ameeriklastelt praeguses dramaatilises olukorras, mis nüüd saab meie liikmelisuse nagu taotlusest, et jumala eest, et toetame Ameerika Ühendriike ja laseme neile asjad välja sortida. Aga see oli muidugi kuklaga. Isegi kui me istusime seal seesama 4 tundi CNN-i vaadates kuklaga oli, et kuhu nüüd ameeriklased ja Ameerika pöörab ja mis sest värgist üldse saab. Seda, et kuulutatakse välja sõda, mis tollal oli terrorismi vastane sõda, edasi see tuli hiljem. Aga maavärina tunne oli ikkagi jalge alga meil. Oli. Mina mäletan, et Tallinnas sel õhtul kuidagi me ei läinud nagu koju Välisministeeriumist ja kuskil, ja ma isegi ei mäleta, kes oli, aga kuskil kella 9 paiku keegi ütles, kuulge, minge koju, eks ole, et vaadake kodus edasi uudiseid, aga et teie tööl istumisest ei ole midagi kasu. Aga seda tunnet ma mäletan, et tõepoolest, et see oli selline maavärina tunne, nagu sa ütled. Aga siis kui sa NATOs lõpetasid, siis tulid sa Kaitseministeeriumi ja sa juba nagu mainisid, et seal tekkis vajadus lihtsalt sellise teadmise järgi asekantslerina. Oli seal raske alustada või see oli ju ikkagi sulle? No see oli raske. See langes ju meie NATO-ga tegeliku ühinemise perioodi ühelt poolt, teiselt poolt tol ajal Kaitseministeeriumi ja selle noore meeskonna ja Eesti Kaitseväe ja eriti peastaabi suhtena juba aastad ei olnud sellised, mida võiks nimetada päris normaalseteks. Ja see lõi välja juba sellel samal NATO-ga ühinemise perioodil ja seda ma tajusin ise ka NATO saadikuna. Kui Eesti ohvitserid käisid, siis nende küsimustest küllalt sageli ei õhkunud usaldust NATO vastu. Paljud neist olid koolituse juba saanud Soomes totaalkaitse printsiibi järgi ja mitmel põhjusel ja oli ikkagi nagu keeruline. See oli poliitika ja kaitseplaneerimise asekantsler. Ütleme poliitilise poolega ja poliitilise planeerimise büroo oli meil vist. Nagu juhatajal tollal Sven Sakko, jälle nüüd meie kolleeg. Ütleme, sellega me saime Sveniga ja nagu manageerisime ära. Mikk Marran oli kahepoolsete sohete osakonna juhataja Kaitseministeeriumis. Et tiim oli jällegi tugev. Aga kaitse planeerimine,
no ma teadsin see kaitseplaneerimisest veel vähem, kui ma teadsin rahvusvahelisest õigusest Välisministeeriumi jürosakonda minnes. Et kaitseplaneerimise osakonna juhataja oli tol ajal seal Martin Urt. Ja noh, ta sai ka aru, et värske asekantslerid palju ei tea ja koos me siis neid NATO-ga plaane kaitseministeeriumi poole pealt tegime. Aga peame neid maha müüa peastaabile ja kõik need force goal'id nagu planeerimise eesmärgid, mis NATO-st tulid ja paras peavalu oli. Kuid ilmselt sa siiski mingis mõttes olid selles mõttes sinna ideaalne mees selles mõttes, et sa olid olnud, eks ole, 4 aastat nüüd Brüsselis NATO-s ikkagi nii-öelda selle, kuidas ma ütlen, selles õhkkonnas pidevalt, sa olid seda sisse imenud seal 4 aastat, eks ole, seda sama, mida meilt NATO riigina oodatakse, et sa ei pidanud seda enam kuskilt paberitest lugema ega juurde õppima, sul ilmselt oli see juba siin niimoodi kuklas alateadlikult olemas, nii et ma kujutan ette, et see oli ikka kõva kapital, mis sa sinna kaasa viisid. Ja endal mul sisemuses nagu mingi nägemus seda, mida ma peaksin tegema või teen oli olemas, aga probleem oli seda oma nägemust välja kiirata teistele, et see oleks kausatav. Ja võin ka siinkohal tänulik olla tõesti kaitseministeeriumi tollastele koolidele, kes uskusid seda, aga nagu ma ütlesin, et oli ka ametkondi, kes väga ei uskunud veel mitu aastat seda NATO värki. Ehkki tollane tegevus ju ei olnud ainult kaitseministeeriumi ainult NATO tegeles reaalse ikkagi kaitsevõimekuse ülesehitamisega, aga väljaspool NATO nagu. Ja siis järgmisena tuli sinu teine multilateraalne lähetus, see oli Euroopa Nõukogu, mille kohta võib-olla paljud eestlased täpselt ei tea, mida sealt tehakse, aga võib-olla siis paari sõnaga, mis oli seal see, nagu see, kuidas ma ütlen, mis tõmbas või mis oli see põhiline telg, mis huvitas sind seal? Kõigepealt tuleb öelda, et NATO-ga võrreldes on tegemist ikkagi väikese organisatsiooniga. See on inimõiguste organisatsioon ja see poliitiline pool nagu ministrite komitee, mida siis ministrite äraolekul ajal Strasbourgis 99% ajast siis asendavad ministrid, suursaadikud. Et see ju tegelikult Euroopa Nõukogus võib-olla ei olegi kõige tähtsam poolt, kõige tähtsam on inimõiguste kohus ja selle masinavärk ja selle järgi ka ju enamik eurooplasi, 500-600 miljonit ja isegi Venemaa elanikke Strasbourgi ja Euroopa Nõukogu tunneb. Ja jälle kummalisel kombel, et minu saabudes ja minust jäigi sinna Eesti esindajaks või Eesti kohtunikuks inimeske kohtus vana õigusteaduskonna ja tiigiühika Toana Berrait Maruste. Nii et 4 aastat me seal ka mõnes mõttes paaris rakendis tegutsemisime, ehkki muidugi tema oli teises majas ja selle nii-öelda haadvärgi peal. Aga kui juristi inimõigused mind huvitasid teatud määrani. Ja selles mõttes valdkonnast ka ma käisin üle. Aga muidugi äsja tulnud niisugusest julgeoleku valdkonnast, ega see siis nüüd ülemäära huvitav, et inimõigused ka julgeoleku eksperdil ei ole. Nii et rohkem kui 4 aastat ma ka ei taotlenud sinna jäämist. Ehkki minu tagasitulekud oli jällegi tegelikult augutahtjaks. Strasbourgist ma tulin ka tagasi pisut varem, sest minister Paet või nagu ma ei mäletagi, mis siis Aklait Kull oli poliitika asekantsler, kes liikus kuhu Brüsselis jäi vakants ja Paet ministrina tookord arvas, et Kannike võiks nüüd tulla poliitika asekantsleriks Välisministeeriumis. Nii et ma jätsin pere Strasbourgi ja mõningad kuud varem saabusin jälle Tallinna. Mis kinnitab seda reeglit, et augu täitmise karjäär on olnud. Nii kõrgete bosside puhul ma ei tea, kas see augu täitmine. Nojah, mingis mõttes küll, aga ega sa tunduvad ikkagi nagu võib-olla huvitavamad need
need sinu lähetused, sellepärast et see on sul ju ka ebatüüpiline. Et kui sa ise juba mainisid natuke seda multi- ja bilateraalse erinevust, noh, see on jah, meil niisuguses Välisministeeriumi siseses slängis on kahte sorti lähetusi, multilatt ja bilatt. Bilatt, eks ole, on siis kahepoolne saatkond kuskil riigis ja multilatt on rahvusvaheline organisatsioon ja enamus diplomaate ikkagi alustab selle bilateraalse lähetusega, sest esiteks neid saatkondi on rohkem ja teiseks, noh, see siiski on nagu natukene kergemini hoomatav ilmselt, kui sa oled välispoliitikas veel mitte väga kogenud ja siis hilisemad lähetused on siis need multilateraalsed, sest no multilateraalset poliitikat peetakse ikkagi väga nõudlikuks, et sul peab olema mitu kanalit peas kogu aeg lahti. Aga sinul tuli siis pärast kahte multilateraalset lähetust rahvusvahelise organisatsiooni juures tuli sul bilateraalse lähetusena Kiiev. Ja aastanumber oli siis 2012, eks ole. No kõigepealt, miks sa tahtsid Kiievisse? Ma ei soovinud otse Kiievisse. Aga mul oli tunne ja nagu sünniaastat vaadates, et ega neid lähetusi enam väga palju mul olema ei saa. Ja siis tundus, et noh, tore koht, ilus linn, Strasbourg. Olen seal olnud Brüsselis, NATO-s, keset elu kõik, et ikkagi niisugused täis välispoliitilise profiili omanikul peaks olema mõni idapoolne suurem pealinn. Mina tollal oli Moskva, Kiiev ja Varssavi. Ja Varssavi ja Moskva olid täis, esimesena vabanes Kiievi Lauri Lepik, läks sealt just Brüsselisse. Ja nii ma lihtsalt kandideerisin, sest ega Kiiev sellel hetkel 2012 ei olnud mingi ahvatlev koht, sest seal oli president Janukovitš, riik oli korruptsioonist täiesti läbinäritud. See oli paras nii-öelda mentaalne hullumaja, mis seal see Ukraina ja Kiievi õhkkond oli isegi välisdiplomaadi jaoks. Sa tundsid Kiievilt tänaval käies, ma mäletan, et esimesel aastal ma tundsin, et kuidas see riik läheb kuhugi sinna, kuhu ta ei peaks minema. See töö oli niisugune tavaline, tõesti bilateraalne, mis see ikka väga raval. Ehkki peaminister Andrus Ansip käis 2013 aprill veel Kiievis ja Janukovitšiga kohtus. Janukovitš jõudis president Ilvesel külas käia Tallinnas. Midagi me tegime ka sellega enne, kui kõik see suur revolutsiooniline masinavärk käima läks. Nii et ei saa öelda, et ma kandideerisin, et olla Maidani suursaadik või midagi niisugust. Ma läksin lihtsalt, et ühte suuremat Ida-Euroopa pealinna teha veel. No ilmselt Kiievile, kui mõelda, millal me sinuga praegu räägime ja mis on see praegune rahvusvaheline pilt, et võib-olla isegi raske on niimoodi tagasi vaadata, et see praegu toimuv ei mõjutaks, eks ole. Aga ikkagi, mis tunne seal Maidani ajal ikkagi oli? Kuidas see oli? Mis tunne oli tänaval? Ja sellest on kirjutatud raamatuid ja tagasivaates paneb imestama see, et tegelikult see kõige intensiivsem periood, Maidani revolutsioon kestis ainult 3-4 kuud. Detsembris 2013 hakkas peale. Jaanuar-veebruar oli see tõeline barrikaadivõitlus ja veebruari keskpaigas ja 20-21 veebruari Janukovitš juba põgeni. Ja siis tuli peale Krimmi nagu annastamine Venemaa poolt natukese aja pärast, siis Donbassi sõda ja nii edasi. Et see üliintensiivne periood oli väga lühike, aga mälus on see tõesti nagu eraldi lähetus. Ja oli ka keeruline, kriisi saatkonnast juhtida. Sul on nii palju need faktoreid. Saatkond oli kuskil 400 meetrit kaugusel esimesest barrikaadist. Samal ajal suurlinnas omale elu kogu Maidani perioodi käisin vaheldumisi briifingutes veel Janukovitši režiimi briifingutes Välisministeeriumis. Välisminister Kožara pesi meil ajusid ja samal ajal juba keset Maidani
tollases ametiühingute majas, kus maidanistide staap, nemad andsid oma briifinguid. Ei olnud ka mul üldse kindel, et kui palju seal Maidani nagu füüsiliselt kohalolek katta. Juba Bosnia missiooni ajal, kus ma vahepeal ka lõpetasin nagu vähemalt välikontori juhi KT-na asjaoludes. Ma võtsin printsiibi, et kui sul kuskil on vaja käia näiteks kriitilises kohas, siis käi pigem ise ära alluvatele korraldust anna, kui nad ise võtavad riski ja käivad ja otsustavad väga hea, saavad infi. Aga see kriitilisse kohta ma ei ole väga hea teiste saatja. Ja seetõttu ma ikka püüdsin üle päeva sealt Maidani keskelt ise läbi käia. Ja saatkonna töötajad ka käisid, aga igaüks oma marsruuti mööda ja eks me siin neid kilde kokku panime. Et ma mäletan, et ühel kriitilisemal ajal, kui see Maidan oli juba tõesti paarile, 100 ruutmeetrile kokku surutud ja sama öö, kui öösel põletati maha see staap ametiühingute maja. Ümberringi juba 3 küljest, täielik tulevärk, nagu seal olid heligranaadid, pisargranaadid, maidanistid vastu rakettidega, kividega. Et ma siiski trügisin sinna läbi ja vaatasin ringi ja minu hinnang oli, et täna öösel surutakse ikkagi Maidan puhtaks. Ei ole inimestel enam ruumi. Saad otse nagu vist SMS-i või isegi e-maili saatsin otse president Ilvesele. See on minu meelest mäng. Siin saab läbi. Aga öösel pandi põlema siis see staap ja kuidagi sellest kõik ehmatasid, seal oli juba inimohvreid nagu põles sisse nagu nädi ja Maidan võttis seda otse, seal käis iga ruutmeeter pärast võitlus tänavat. Nii et need ikoonilised pildid ja otse kaamerates kogu maailma telekaamerates ja lisaks olid statsionaarsed kaamerad. Jällegi president Ilves jälgis isiklikult kogu aeg arvutist neid statsionaarsed kaamerad. Mul oli isegi residentsis. 2 arvutit töötas, aga saatsin välisministrid ja jälgis neid statsionaarsed kaameraid ja siis veel telekas. Telekas tuli maailma telepilt ja siis oli raadio, kus tulid Ukraina raadiojaamad. Nimeni ukrainakeelsed, sest see reaalajas see situatsioon oli nii apper ja muutus nii kähku, et sa tõesti mitte ainult hommikul tööle minnes ei teadnud, millega päev lõppes, vaid hommikul tööle minnes ei teadnud, millega lõuna lõppeb. Võib arvata. Aga siis sul oli ju pärast Kiievit veel üks lähetus, mis siiamaani on olnud viimane, mis oli siis Iisrael Tel Aviv. Ja jälle teise nurga alt, ma arvan, et juristi tagapõhjaga inimesele äärmiselt huvitav lähetus ja olid sinna ka õige mees, sellepärast et sealgi on ju selliseid rahvusvahelise õiguse õppetunde vaja teada, enne kui üldse saab midagi teha. No kui ma midagi selle peale ütlen, siis ma teen remargi võib-olla geopoliitika tähtsusest diplomaadi jaoks. Sest geopoliitika, vähemalt minu jaoks on välispoliitika zen. See on see protseduur, mis püüb minema kogu selle igapäevase välispoliitika virvatuled ja udu. Sest nagu me võtame juba Vestfaali rahust 1648 alates, millest nagu loetakse modernse diplomaatia ajalugu. See oli ju need riikide huvid murdusid ja peegeldasid läbi religiooni. Edasi, mis meil on tulnud siin, kommunismus, fašismus, liberalismus, nüüd on populism, sotsiaalmeediakanalid on täiesti nagu diskoteegiks muutnud riikide välispoliitilised huvid. Poliitikud ainult jälgivad, mis on klikid ja nii edasi. Aga geopoliitika, need palgejooned emakesel maal, mis on olnud võib-olla 2000 aastat, isegi 3000 aastat, need püsivad. Et vahel on tunne, et kui Eufrati ja Tigrise jõe vahel või Niiluse jõeorus või Yangtze jõeorus ei oleks ka ühte inimest, mõni impeerium oleks seal ikka. Või kui me küsime, et miks
Balti mere idakalda ja läänekalda ajalugu on niivõrd erinev olnud, ka 1000 aastat ju. Või isegi üks varajane Soome president ütles, et Soome ajalugu pole kunagi olnud sama, mis Baltikumi ajalugu. Miks? Läbi ajalugu küsimus, vastused on geopoliitilised vähemalt minu jaoks. Suurruumid. Nii et tulles tagasi Iisraeli lähetuse juurde, kui sinna ma kandideerisin ise, ma sain aru, et see on minu karjääri viimane lähetus. Ja otsustasin, et viibin natuke ühes geopoliitilises suurruumis, mis osutus ka väga huvitavaks. Aga nüüd on aeg halastamatu ja ma siiski, ehkki sa oled öelnud juba mitmeid asju, mis võiksid kuuluda minu meelest ühe alustava diplomaadi sellisesse kuldkäsiraamatusse. Ma tahaks siiski sulle lõpuks veel sõna anda. Mida sa ütleksid või kuhu peaks see Eesti välisteenistus, kus nüüd on nii palju hea hariduse saanud noori inimesi, mida sa pead oluliseks, kuhu suunas ta nüüd edasi võiks minna? Tahad sa mõne sõnaga seda kirjeldada? Ma arvan, et eks me kõik mõtleme selle üle varem, kas hommikul või õhtul või nädalavahetustel või siis kui pähe tuleb või kui välisministeeriumis reform ja nii edasi. Ja Eesti välisministeeriumi puhul minu meelest peegeldab väga selgelt see, et Eesti, võib-olla ka Läti on ju unikaalse suurusega iseseisvad riigid. Et meist väiksemad riigid, Islandi, Luksemburg ja teised üle maailma, neil ei ole ambitsiooni katta kogu gloobust. Aga meil on, me oleme nagu Eesti kaitsevägi, mille kohta ka nagu liitlased ütlevad, et see on maailma väiksem armee, kellel on ambitsioon arendada korraga õhuväge, mereväge ja maaväge. Aga see on paratamatus meie geograafiline asukoht ja see rahvaarvu piiri peal oleks, sa ei ole miniriik, sa oled veel väike riik, aga sa ei ole ka suur riik. Et see paneb surve alla kõigepealt ressursid. Ja kui vaadata edasi, siis minu meelest see ambitsioon katta kogu gloobust ükskõik mis kombel, kas või läbi aukonsulite võrgu. See peab jääma. Teiselt poolt ma arvan, et see protsent sisemajandus koguproduktist, mis praegu läheb välisteenistusele, mille numbrid, ma peast ei saa öelda, see jääb sinna püsima. Eesti riik ja rahvas lihtsalt ei ole suuteliselt rohkem välisteenistusse, ükskõik kui tähtis on panustada. See tähendab, et jällegi ainult GDP kasvuga, riigieelarve kasvuga me laieneme. Aga sellest ilmselt tuleb ka see, et see välisesinduste arv 50 ümber pluss miinus jääb püsima. Ja kui me kuhugi teeme jälle välisteenistuse, mõne aja pärast tekib küsimus, et me peaks kuskil sulgema. Et see on jällegi selle ressursi ja rahvaarvu ja meie võimete piir. Aga ma tahaks, et Eesti jääks ja Eesti välisministeerium jääks selleks, kes on küll väiksema riigi ministeerium, aga mõtleme me nagu suurriigi diplomaadid. Minu meelest ongi seda geopoliitilist mõtlemist on meie välisministeeriumis olnud kas või vägede väljaviimisest peale või sellest ajast, kui Lennart Meri tegi president Clintoni gloobusele risti, on olnud rohkem kui meie naaber välisministeeriumitest põhjas või lõunas või isegi üle mere, kui ma hakkasin pealinnu nimetama. Aga ma arvan, et kuulejad saavad aru, et tulles tagasi geopoliitika juurde, et jääme selle suure mõtlemise juurde lõppude lõpuks. Aitäh, Sulev, oli kirgastav. Aitäh, Marin, ja kõigile kuulajatele, vaatajatele samuti. Aitäh.